kui CV-s on ümmargune 0, siis mina võib-olla ikkagi soovitaks, et panna see vangla töökogemus sinna kirja. See on päris huvitav tegelikult, et sa ütled, et keevitustööd on, eks ole, on metsa istutamine, mis töid veel, nagu kui sa vaatad nagu niimoodi laialt ringi, et nüüd on küsimus, et kas tööandja peaks nüüd kuidagi selle tagasilangusega tegelema. Nende peamine eesmärk ei ole ju neid sotsiaalseid probleeme lahendada oma töötajate nagu vaates. Töö on hea, nii hea. Kui tööle, siis rõõmuga. Tere tulemast kuulama järgmist CV.ee tööelu blogi episoodi. Tänane episood keskendub natuke teistsugusele teemale ja teemaks on vangid ja vangide tulevik siis tööturul ja olevik, et kuidas nad meie tööturul ja töötingimustes hakkama saavad ning kuidas nad võiksid paremini hakkama saada. Ja selleks puhuks oleme külla kutsunud Elgo Pehki, kes on vanglateenistuse ettevõtluskeskuse juhataja. Tere! Ja Stanislav Solodovi, kes on justiits- ja digiministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna tiimijuht. Tere! Nii, tööturg ja vangid. Ma kuulasin just ühte podcasti, kus üks ekspolitseinik, kes oli, ütleme siis pahuksis või nagu natuke nagu mustpolitseinik, tegeles narkootikumide ja mingisuguste rahavargustega, ütles, et 12 aastat pärast vangis olemist põhimõtteliselt tööd leida võimatu ja eriti veel, kuna ta on politseinik, et usaldus puudub. Kui oluline teie arust või kui suur probleem see nagu vangide teema tänasel tööturul on? Teinekord kuuleme sarnaseid jutte, et on keeruline naasta tööturule, kui oled vanglas istunud. Ja see peamine, kas nüüd peamine, aga see üks põhjustest võib olla see, et kui sinu taust on veebilehtedelt välja guugeldatav põhimõtteliselt, siis tööandja võib põhimõtteliselt pöörata selja, et ei võta sind tööle. Ja kui seda politseiniku lugu nüüd üks ühele uskuma jääda ja kuulata, siis see võis täitsa nii olla, et mainekahju oli nii suur, eks ole, et kuidas sa siis riigiametnikuna niimoodi tegid? Kas, ma mõtlen just seda, et kas see on nagu nii suur probleem, et nagu ta ainult tööandjad heidavad need inimesed eemale või siis nagu ühiskond tervikuna? Kuidas te näete seda? See on ikka ühiskond tervikuna ei ole valmis võtma veel endiseid kinnipeetavaid vastu. Aga miks see nii on? Kas see on lihtsalt ainult usalduse küsimus? Sest tegelikult inimesed ju võivad nagu paraneda, teha kannapöördeid oma elus. Pigem see on võib-olla et usalduse küsimus. Sotsiaalmeedia ei aita sellele kaasa. Vahest ka muud meediaartiklid, mis võimendavad seda. Et see on üleüldine negatiivne siis suhtumine õhkkond. Kas midagi veel näed, Stanislav, mis võib mõjutada või olla nagu selline pidur? No tegelikult on tööandjaid, kes võtavad tööle. Et me siin 2020 aastal tegime ka sellist sotsiaalmeedia kampaaniat, et ära jää mineviku kinni, luba olla parem, kus me intervjueerisime tööandjaid, kes värbavad tööle ja samas tuli ka juttu siis teiste tööandjatega, kes näiteks tõid välja, et nemad võivad küll tööle värvata, aga neil on seal agad. Ja näiteks üks aga võib olla see, et ma ei taha võtta tööle inimest, kes on korduvalt vargusega vanglasse sattunud, et ma ei julge, kolleegid siis hakkavad kartma, ala kuskil on mingi ühine näiteks riietusruum, et kolleegid hakkavad kartma, et kas nad peavad hakkama oma kappe lukustama ja mingid sellised küsimused seal taustal. Aga teistpidi need tööandjad, keda me siis ka uurisime nagu hoiakute mõttes ja need tööandjad, kes värbavad tööle, näitasid üles pigem valmisolekut võtta tööle. Et need näitajad olid isegi teelt seal kuskil 60% juures, et selline pigem olen valmis värbama. Ja need, kellel oli kogemus värbamisega, ütlesid, et eriti veel need, kes värbasid tööle avavanglatest. Tegemist on tegelikult väga heade töötajatega, väga distsiplineeritud ja motiveeritud töötajatega. Enne kui me lähme üldse selle nagu profiili juurde, et kes üks vang on ja keda siis eelistatakse või tõrjutakse natukene rohkem, võib-olla küsimus Elgo sulle, et kui sa oled tööandja nüüd, eks ole, kas sa peaksid rääkima teistele töötajatele, et see tegemist on eks-vangiga, avatud kommunikatsiooni hoidma või see on nagu tööandjad võiksid kuidagi nagu varjata või pehmendada seda, mis see nägemus on või mida nad tavaliselt teevad?
selles mõttes, et mina otseselt tööandja vangil ei ole, olen küll aga vanglas sees. Yeah. Et ma ei tea, kas selle peab välja tooma või kas seda peab varjama, et see oleneb võib-olla õhkkonnast, et meil on tegelikult ju avavanglast väga paljud pikaaegsed ettevõtted, kes pakuvad siis avavangla kinnipeetavatele tööd ja ütleme, et 50% vabanejatest, kes juba käib kuskil tööl, nad sinna tööle ka jäävad. Eks nad on ikkagi tegelikult tänulikud, et nad töö leiavad ja nad tahavad seda tööd teha, sest et see võimaldab neil sissetulekut teenida ja ikkagi nagu ära elada, eks. Seda me muidugi ei tea, et kui paljud neist siis võib-olla seal poole aasta pärast töötavad, aga et kohe vabanemise järgselt nad sinna jäävad. Okei. Aga räägime korra selle avavangla teema ka veel üle, et me näeme igasuguseid selliseid hirmutavaid artikleid, eks ole, meedia tegelikult on täiesti halastamatu vahepeal nendel teemadel, et avavanglas nagu töötavad inimesed, kes võib-olla nagu on mingite raskete kuritegudega hakkama saanud. Et mis see nagu ongi siis, et see avavangla siis tähendab seda, et inimene võib käia tööl, aga samal ajal on nagu siis kannab vanglakaristust või mis see nagu tähendab, et inimesi natukene nagu võib-olla maha rahustada? Et see on põhimõtteliselt jah, et nagu kontrollitud vabadus võiks öelda võib-olla teise sõnaga, et ta hommikul läheb tööle ja õhtul tuleb tagasi. Kindlasti on see väga turvaline tööandjale, kui on ka võib-olla ehitussektorid, kus tihtipeale võib olla töötaja, kes järgmisel päeval sulle tööle ei jõua, sest ta on alkoholijoobes, siis avavangla kinnipeetav jõuab kindlasti järgmisel päeval tööle ja ei ole ka alkoholijoobes. Nii et selles suhtes need riskid on nii ära maandatud tegelikult ja kontrollitud, et inimesed ei peaks kartma nagu ja tööandjad ei peaks ka kartma neid nii-öelda siis hetkel aktiivset vanglakaristust või kuidas see õige sõnastus oleks, et vanglakaristust ikkagi kannab vanglakaristust. Okei. Stanislav, sulle kohe küsimus. Mis nagu siis taustaga need vangid meil tavaliselt on, kes nagu ise päriselt tahavad ka tööturule naasta? Et on kindlasti neid, kes ei taha, eks ole, aga kas suudad kuidagi nagu eristada või kas on võimalik kuidagi nagu lahterdada neid, et need mingisugune grupp inimesi on kindlasti rohkem motiveeritud kui teised? Või nagu näiteks eemale heidetud tänu selle, nagu sa mainisid, et varasemalt hästi palju mingi vargustega vahele jäänud, järelikult on vähem usaldusväärne, et võib-olla oli lihtsalt, ma ei tea, roolijoodik, eks ole, kes vanglasse sattus? Eks neid saab küll mingil moel nagu lahterdada, et kellelgi on kindlasti rohkem motivatsiooni, et üldse vabaduses oma elu korda saada. Ja see, kui küsida selliselt keskmiselt meessoost kinnipeetavalt, et mis on tema vabanemisjärgsed esimesed sammud, mis ta tahab nagu korda teha või korda saada enda jaoks, siis keskmine meessoost kinnipeetav ikkagi toob välja alati selle töö teema. Töö on minu jaoks tähtis, pean jalad alla saama ja nii edasi. Mis nüüd päriselt hakkab toimuma, vast sõltubki nüüd sellest, et mis toimus enne tema vanglasse sattumist. Kas ta üldse on kunagi elus pikema aja jooksul töötanud. Leidub selliseid kinnipeetavaid, kes suure uhkuse ja enesekindlusega ütlevad, et naasevad tööle ja hakkavad, ma ei tea, teenima head raha. Aga tegelikult nende CV-s on üks suur ümmargune 0 töökogemuse vaates. Siis tekib tegelikult kohe küsimus, et kuidas sa seda nagu tegema hakkad, mis on sinu esimesed sammud, mis sa ette võtad. Ja tihtipeale siis need reaalsed plaanid on tegelikult seal taga puudulikud. Ja see on see koht, kus tulebki neid nagu natuke toetada, suunata. Et enamasti on siis ikkagi esimene soovitus pöörduda töötukassa poole, kui ei ole nagu endal kindlalt sihti mõne nagu tööandja poole siis astuda. Aga seal on ka selline hulk kinnipeetavaid, kes ongi vast sellise profiiliga, et lisaks sellele, et seal taustal on selline ümmargune 0 nagu töökogemuse mõttes, siis jääbki alati sellisele jutu tasandile ja kui nad lähevad tagasi ühiskonda, nad võivad ka isegi otse öelda, et nad ei lähegi ametlikult tööle, sellist plaani polegi, et otsivad siis juhutöid, sellepärast, et seal taustal on veel, ma ei tea, olen võlglane, kontod on arestitud automaatselt, kui ma siin peakski saama mõne seadusliku ja ametliku palga. Nii et täitsa avatud kaartidega tunnistavad, et neil pole vähimatki plaanigi ametlikult tööle minna. No, ja nendel on ilmselt eriti raske. Kuigi on kindlasti tööandjad, kes maksavad mustalt, et kui me Maksu- ja Tolliameti kampaaniad vaatame, siis on näha, et nad ikkagi võitlevad ümbrikupalga vastu väga nagu aktiivselt, siis ikkagi neil on oluliselt raskem. Et mingi siis sektor või mingid tööandjad
põhimõtteliselt kukuvad kohe ära lisaks siis nendele, kes niikuinii tõrjuvad, eks ole, eksvange. Aga mida vangla saab ise nagu teha enne seda, et siis nagu aidata kaasa? Ma ei tea, Elko, kui sa peaksid välja tooma mingi 3 asja, kuidas vangla ise saab nagu lisaks siis töötukassale, et riiklik toetus on seal taga, et kuidas vangla ette valmistab ühte vangi tagasi naasma tööturule? Võib-olla ütlen siin kõigepealt, et kinnipeetav ise ka võiks seda vangistust rohkem ära kasutada. Et meil on olemas õppimisvõimalused, keeleõppe ja seejärel saab ka siis tööle minna, et saab ka selle töökogemuse. Tihtipeale nad võib-olla lähevadki kohe nii-öelda majandustöödele, kus ei ole väga suur palk, et nad ei mõtle seda pikka vaadet, et mis saab peale vabanemist, et selle asemel minna võib-olla hoopis eesti keelt õppima, mis on olulised hiljem tööturul. Aga meil on võimalik õppida ka kutseõppes, peale seda saada praktikat, et kui CV-s on ümmargune 0, siis mina võib-olla ikkagi soovitaks, et panna see vangla töökogemus sinna kirja, mida ei taheta teha, ja ühiskond võib-olla ei taha seda aktsepteerida, aga me võiks jõuda sinna, et ühiskond seda aktsepteeriks. Aga samas see vangla töö on ju, et sa teed ju mingit konkreetset tööd, et sa ei pea ütlema, kus sa seda tegid, millistel tingimustel, sa võid iseenesest nagu lihtsalt öelda, et sa tegelesid selle töölõiguga ja et seal on sul kogemus olemas, eks ole, aga ilmselgelt tuleb sul mingisugune jutt liigub mingist osast teise osani ja siis lõpuks jõuab selleni, et kus sa siis oled olnud oma elu jooksul, eks ole. Okei, ehk siis ma saan aru, et õppida saab vanglas, ette valmistada tööturuks, kutseharidus. Kas mingid kutsehariduskoolidega teete koostööd või on lihtsalt selline eriõpetajad käivad ja õpetavad asju? Kutsehariduskoolid, et igas vanglas on erinevad Tallinna ehituskool, Tartus Voko, Ida-Viru kutsehariduskeskus, Rakvere ametikool, et saavad sama tunnistuse nii nagu tänava pealt inimene, kui läheb kooli. Nii et teoreetiliselt tegelikult jah, siis kui sellel vangil on motivatsiooni õppida, siis ta väljub umbes samasuguse kogemuse ja teadmistega, mis mingi noor tegelikult kutsekast väljub, eks. Ja ma võib-olla ütleks, et keevitajad väljuvad kindlasti parema kogemusega, et nad saavad väga palju praktikat, mida võib-olla väljaspool vanglat õppides ei saa, et kui nad kutsekooli läbivad, siis nad saavad koheselt asuda tööle ka keevitajatena ja kui on pikk karistus, siis sa võib-olla, et oledki juba mitu aastat enne keevitanud, kui sa siis tööturule lähed. Nii et kõik tingimused on olemas ikkagi ja tuleb need motivatsiooniga vangid lihtsalt tööandjatel üles otsida, eks ole, ja natukene võib-olla vaadata sellest sõnast vanglakaristus kaugemale ja korra läbi mõelda, et aga ta võib-olla ongi suure kogemusega ja võib-olla ongi elus kannapöörde teinud, et seda usaldust on raske nagu võib-olla siis anda sellele inimesele, aga ikkagi tasub korraks kaaluda ja mõelda, eks ole. Aga Stanislav, räägime veel korra nendest kinnipeetavate nagu tüüpidest, et mis see nagu sotsiaalne või hariduslik nagu selline taust neil on, et kas on mingid protsenti ka, et nagu naised näiteks leiavad kiiremini töö, mehed leiavad kiiremini töö, on see nagu mingisugust analüüsi või statistikat, mis nagu näitab midagi veel meile? Põhjalikumat analüüsi pole nüüd viimase 15 aasta jooksul tehtud, aga me oleme vaadanud siis teatud gruppidesse sisse rohkem, et näiteks me oleme noori natuke täpsemalt uurinud, kuni 29 aastaseid noori siis, et mis nagu seis nendega on. Ja oleme ka vaadanud vanglas hõivatud, kes siis nagu vangla mõistes on tööga, siis kuuluvad sellise hõivemäära nagu sisse, eks ole, see on see 20 tundi nädalas, kui ma nüüd ei eksi, jah. Et versus siis need, kes ei tee seda 20 tundi nädalas, et kuidas nende naasmine peale vanglat tööturule on protsentuaalselt. Kui me nüüd alustame nendest üldistest näitajatest, siis võib umbes öelda, et vahemikus 18 kuni 23% peale vanglast vabanemist lähevad ametlikult tööle. Me ei tea, kui palju neist mitteametlikult lähevad, aga me siis näeme seda ametlikku poolt kuni 23% ja seda siis nüüd sõltumata vanusest. Nüüd me hiljuti vaatasime kuni 29 aastaseid noori, kes on vanglas hõivatud. Nendest jõudsid peale vangistust tööle 33%. Ja need, kes ei olnud hõivatud, see protsent jäi sinna 18-20 vahemikku. Nii et kui me võtame nagu selle pildi nagu kuidagi moodi enda jaoks kokku, et me püstitame küsimuse, et me tahame teada, et kui palju vanglast vabanenutest jõuavad ametlikult tööle, siis mina julgen umbes nii väita, et
circa 20%, pluss miinus, eks ole, jõuavad ametlikult tööle ja kuskil 40-45% jõuavad töötukassasse ennast siis registreerida töötuna. See tööturul olemine, me tavaliselt vaatame seda siis ametlikult töötamist pluss töötukassas arvel, kuskil 70% juures. Naiste vaates, kui nüüd küsisid naised versus mehed, siis naised tegelikult jõuavad tööhõivesse paremini ametlikult kui siis mehed. Et nüüd ma ei oska siin öelda, et me ei ole nii sügavale läinud, et millega see võib olla seotud, et et ma ei tea, mehed lähevad rohkem mitteametlikult tööle kui naised. Ma ei tea, võib olla siin üks teooria, ei oska nagu siin rohkem tegelikult kommenteerida. Või siis on mingisugused tööd lihtsalt, mis vajavad nagu neid abikäsi ja naised on suurema tõenäosusega võtavad seda tööd vastu kui mehed on ju. Lihtsalt see võib ka nagu mängida rolli suurt seal. Jah, seal võib olla ka seos, et ütleme, kui me vaatame seda sektorite kaupa, et kuhu kinnipeetud tööle lähevad pärast vanglast vabanemist, siis on 2 peamist, on ehitussektor ja teine on töötlev tööstus. Et võiks jälle, ma ei tea, kuidagi stereotüüpselt mõelda, et mehed lähevad rohkem ehitusse ja naised töötlevasse tööstusesse. Aga see ei pruugi nii olla, et see on lihtsalt selline hüpotees praegu minu poolt. Aga tundub, et noored ikkagi nagu, see noorte nagu tööhõive protsent natuke suurem, eks ole, et noored liiguvad tööturul natukene võib-olla siis kiiremini ja ikkagi saavad võib-olla oma vigadest aru, et siis, et ma loen sealt välja, et võib-olla noori on lihtsam kasvatada, ümber õpetada, Elgo on nii. Või kuidas sinu selline kogemus või vaade sellel on, et kas, kui sa oled ikkagi nagu vanemaealine vang, et kas nagu see, mis on siis see vanale karule uusi trikke ei õpeta või mis see nagu Eesti lause on või see nii päris ei ole ikkagi? Kui ma mõtlen vanusjärgi, et kes meil töötavad, siis tihtipeale vanemad kinnipeetavad, tegelikult neil on olemas see töötamise oskus. Et noored on võib-olla need, kes vajavad tööl käimise harjumust, et ma üldse käin tööl esmaspäeval, ärkan hommikul, lähen tööle ja käin esmaspäevast reedeni tööl, nii nagu me käime väljaspool vanglat tööl, et võib-olla see, et me saame vanglas anda selle harjumuse neile tööl käima, et vanemad kinnipeetavad, ma ei tea, tihtipeale neil on olemas need oskused, aga et miks nad väljaspool vanglat tööle ei lähe, ei tea kõike. Eks seal ongi põhjuseid erinevaid. Okei, aga mis see nagu lõppeesmärk võiks olla? Et kui me vaatame tööturul, meil on nüüd 30% läheb tagasi tööturule, sealt mingi osa läheb siis mustalt ja siis mingi osa läheb töötukassale arvele, ilmselt pikaajaliseks töötuks. Vaatame töötukassa statistikat, tegelikult pikaajaliste töötute see nagu arv on päris selline kõrge ja need pikaajalised töötud nagu ei kipu tagasi tööturule. Aga et kuidas me saaksime nagu vangla nagu vaatest mõelda niipidi, et kuidas saaks rohkem neid aidata? Mis need sammud oleksid? Meil võiks olla veel rohkem tööandjaid, kuhu siis näiteks avavanglassegi, kes pakuvad siis nii-öelda tööd, et kinnipeetav vabanedes juba oleks leidnud endale selle töökoha ja ta jätkab seal tööl käimist. Et me pidevalt otsime juurde uusi tööandjaid, et meil on väga erinevatest sektoritest, kes avavanglas pakuvad tööd, pluss siis need, kes meilt teenust ostavad, et kinnipeetavad vanglas sees saaksid käia tööl. Aga ikkagi võiks neid olla veel rohkem, kui meil täna on. Kuidas see protsess välja näeb? Oletame, ma olen tööandja, nüüd kuulan seda episoodi ja mõtlen, et okei, ma annan võimaluse. Et kas ma pean kuidagi kandideerima kuskile või ma lihtsalt tulen ja räägin asjad läbi? Kõige lihtsam on vanglaga ühendust võtta, et kontaktid on vanglateenistuse kodulehel olemas. Tegelikult on vist üks koduleht ka veel üleval, kus saaks avavangla. Kui sa mõtled seda tugiteenuse veebilehte, jah, see sama kampaania, mida ma mainisin, et see veebileht on siiamaani üleval ja ma ikkagi, seal on, sellest kampaaniast on siiamaani jäänud minu kontakt sinna. Oli seotud meie ühe siis eelmise projektiga, mida me ellu viisime kinnipeetavate siis toetamiseks kogukonnas. Ja ütleme aastas 2-3 korda tegelikult tööandjad jõuavad läbi selle veebilehe siis minuni põhimõtteliselt ja siis mina vahendan kontakte siis vastavalt siis sellele, kas tahetakse teha koostööd Tallinna, Viru või Tartu avavanglaga. Et sealt kaudu
Vaat nüüd ma ei tea, mitu siis sellist nagu initsiatiivi, mis on minuni jõudnud, kui paljud neist siis nagu reaalselt on lõpuks koostööni jõudnud, et sellist statistikat ma nagu eraldi pidanud ei ole. Aga kas seal on mingisugune nagu piirang ka? Näiteks, et kui ma olen tööandja, et mingid sektorid on nagu siis ehitus ja tootmine või töötlev tööstus, eks ole, või kui ma olen näiteks kaubandussektoris või kuskil transpordisektoris, ma võin ka lihtsalt mõelda, et okei, et ma tahaks proovida või ikkagi peaks olema mingi piirang või on piirang riiklik peal seal? Teatud piirangud on jah, et ei saa olla klientide teenindamisega seotud töö, nii palju kui ma tean, ja ei saa olla näiteks auto juhtimisega. See peab olema paikne töökoht, mitte liikuv. Et see on nagu ikkagi nagu Elgo mainis, et see on kontrollitud töö, kontrollitud tingimustel, et siis on lihtsam tagada seda, nagu ma aru saan. Jah, ja vanglateenistusel ju peab alati jääma võimalus vajadusel tulla ka kontrolltoiminguid teostama, et kui sul on kinnipeetav kuskil veoautojuht, et siis kuhu sa talle siis kontrolltoiminguid teostama lähed, et nii et hetkel on nagu sellised teatud sektorid välistatud. Okei, rääkides veel mingisugustest tugifunktsioonidest, millised need tugifunktsioonid on veel vangidele, et kui nad nüüd vanglast väljuvad, mina tean mingisuguseid erinevaid nagu gruppe või selliseid, ma ei tea, MTÜ-sid, kes ma ei tea, näiteks narkosõltuvusega tegeleb ja nii edasi. Et kas on vangidel ka midagi sellist, et kui nad nüüd vanglast lahkuvad, et nad saaksid mingit suuremat tuge lisaks riiklikule toele? On olemas tugiisiku teenus ja on olemas ka need samad mainitud, nad on kõik ikkagi suures osas MTÜ-d, et on olemas siis see rehabilitatsioonikeskuse moodi ka nagu koht, kuhu siis vabanemisel minna. Aga nendel teenustel on selles mõttes omad tingimused, eks ole, et ütleme, tugiisiku teenusega on selle võrra nagu lihtsam, et sa ei ole nagu seotud selle majutuskeskuse siis asukohaga. Et kui sa lähed majutuskeskusesse, näiteks ma ei tea, Lootuse külla või Samaaria keskusesse või siis Jõhvis ja Tartus tegelikult on keskused, et neid on Eestis mitmes kohas, siis seal on ikkagi eeldus esimene, et sa ei kiirusta tegelikult tööle minema. Sest et ja üldiselt me ju teame ka seda läbi nende teenuste pakkumise, et ega sinna keskusesse ei tule üldiselt inimene, kes pole valmis kuidagi sellist aega nagu maha võtma enda elus nagu väikse sellise pausi tegema, et ma pean alustama puhtalt lehelt. Aga selleks, et puhtalt lehelt alustada, see töö leidmine ei ole tegelikult minu jaoks prioriteet number 1, et seal taga on teised sellised sotsiaalsed tegurid, mis tuleb enne korda saada. Võlad on kindlasti üks asi. Suhted perega, mis on enamasti siis sellised lõhutud, katkised, neid on vaja hakata taastama. Tervisemuresid on tegelikult üksjagu ka, et kui sa oled ikkagi näiteks olnud sõltlane, siis selline 1,0 koormusega tööle kohe peale minemine on nii nende endi sõnul kui ka tegelikult läbi nende teenuse pakkujate olen kuulnud, on päris keeruline. Seega sa pead võtma selle nagu aja ja hetke, et tegeleda selle kõige muuga, et siis ühel hetkel minna tööle ja nagu sellise täie jaksamise ja entusiasmiga nagu tööd tegema hakata. Okei. Tegelikult järgmine küsimus olekski olnud, et kas nagu, kui tööandja kuulab, võiks mõelda nagu, et võiks siis nende MTÜ-de poole pöörduda ja leida sealt nagu töötajad, et see nagu võib-olla need inimesed, kes juba sinna on jõudnud, on suurema motivatsiooniga tööturule naasta, aga samas sa ütled, et võib-olla niipidi just ei ole hea minna, sest et tegelikult sealt sa ei leia kohe nagu aktiivseid tööotsijaid, Ikka võib pöörduda, sellepärast, et seal on inimesed teenusel, mõni on olnud juba 6 kuud, mõni on olnud aasta, mõni on olnud veel kauem, et sealt sa saad ka tegelikult informatsiooni ka kaasa, et mis head ja tugevad küljed kellelgi seal siis on, et igal juhul on hea mõte pöörduda nende keskuste poole, et kui on ikkagi abikäsi vaja mõnel tööandjal, et uurida, et kas teil on siin teenusel parasjagu keegi, kes on valmis tööle nagu naasma. Okei. Helgo, ma tahtsin sinu käest küsida veel seda, et kas on mingeid piirkondlikke erisusi ka, et meil on ju vanglad on erinevates Eesti piirkondades ja te pakute ju töökäsi sealt nagu et mingid transpordi sõiduvõimalusi ka, aga et kas mingites piirkondades Eestis, väiksemates linnades näiteks on vangidel, eksvangidel lihtsam tööd leida kui näiteks suures linnas või pigem ikkagi nagu koondub see sinna vangla lähedale see
alguses? see avavanglas pakutavad tööd seda. Jah. Nad käivad 20 kilomeetri raadiuses ikkagi tööl. Okay. Täna me näiteks Tartu avavanglas istutame metsa RMK-le, et see on ka kuni 40 kilomeetrit nad sõidavad ja minu meelest see on hea võimalus näidata, et ka sellised töölõigud on olemas, et vabanemise järgselt on ju võimalik samamoodi RMK hangetest osa võtta ja igal kevadel käia metsa istutamas, kus teenib päris hästi. See on päris huvitav tegelikult, et sa ütled, et keevitustööd on, eks ole, on metsa istutamine, mis töid veel, nagu kui sa vaatad nagu niimoodi laialt ringi, et... Mis me vanglas sees teeme, et meil on majandustööd, mis on siis seotud vanglaga, kokad, abikokad, muud köögiabilised, laadude töötajad, koristajad, välikoristajad, aga tööstuses on meil puidutšeh, metalli, õmblus, meil on erinevad komplekteerimistööd, pakime kruve, paneme etikette toodetele, hooldame invavarustust. Päris palju tegelikult teete tööd ja pakute tööd, eks ole. Pesumajad. Mingi motivatsioon ikkagi vangidel peab olema seda tööd teha, aga võib-olla kus see motivatsioon alguse saab? Kas see saab nagu alguse sellest, et ikkagi vangis on ka vaja mingit raha teenida või on lihtsalt nii igav, et lihtsalt nagu kui sa töötad, see aeg läheb kiiremini? Kus see tuleb see motivatsioon? Ma arvan, et raha on kõige suurem motivatsioon ja teine on siis see, et neil on tegelikult ka igav, et vangistus läheb kiiremini. Vanglas nad saavad kasutada ka seda raha nii-öelda e-poest ostmiseks. Sellest 50% muidugi läheb nõuete katteks, kui on nõudeid. No mingid võlad vanad või mis iganes, eks ole. Okei, ehk siis meil on ikkagi see raha on suur motivatsioon, et sa saaksid endale asju lubada, siis sul on see, et see nagu aitab seda vangla perioodi kiiremini mööda saata. Kindlasti ma arvan, et on mingi motivatsioon, nagu Stanislav mainis see ka, et saada kogemus, et siis tagasi tööturule tulla, eks ole. Aga kas nagu see kogemusest ei ole või see nagu kogemuse saamine ei ole number 1 prioriteet on ja siis sul on pigem nagu 3 asjad, millele sa alguses mõtled on ja et vang ei mõtle täna kohe sellele, et mis saab siis, kui ta väljub vanglast, eks ole. Kas te kuidagi üritate neid mõtteid liigutada selles suunas nagu igapäevaselt või kuidas see protsess on? Ja selle nimel siis juhtumi korraldajad teevad igapäevaselt nendega tööd ja planeerivad nende karistust ja vabanemist. Et ma mõtlen, et võib-olla ka ainult need tööoskused ei ole, mida nad töölt saavad, et ka selline suhtlemisoskus, meeskonnatöö, enesearendamisvõimalus või siis ka eduelamus, et ma sain millegiga hakkama, et see võiks ka tegelikult olla see, mis siis hiljem motiveerib kandideerima ka väljaspool vanglat. Stanislav, kas sa tead mingit suurt edulugu ka rääkida mõnest vangist, kes, ma ei tea, oli mingil põhjusel vangis? No ütleme pigem nagu sinikrae selline, kes mitte valgekrae selline vanglakaristus, et no vanglakraed ilmselt või need valgekraed suure tõenäosusega on mingisugused finantspettused ja asjad, mille järjest istutakse. Ma ei tea, kas nad üldse nagu päriselt vangis reaalselt istuvad, eks ole, aga et kui inimene tuli vangi, näiteks oli mingi sõltlane, ma ei tea, varguste asjade eest ja nüüd edukas ettevõte või ettevõtja, on selliseid? Ega ma nimeliselt tegelikult ei oska välja tuua, küll aga olen läbi nende samade MTÜ-de ja keskuste kuulnud lugusid sellest, kuidas seal abi saanud kas siis endised sõltlased või siis ka vangis olnud ja sõltlased on tänaseks edukad. Ja võt nüüd see karjäär ja edukus on alati ju ka suhteline, et kes mida nagu selleks peab, et ma arvan, et kui sa oled vanglas ikkagi korduvalt istunud, siis edu on juba see, kui sa suudad lihtsalt tööl käia püsivalt aastaid, mitte niimoodi, et paar kuud teed ja siis mingitel põhjustel pead jälle katkestama. Nüüd tõesti, nimeliselt ei oska öelda, et nüüd ütleks nüüd mõne ettevõtte nime, mis on üles ehitatud siis endise siis kinnipeetava poolt, aga neid ettevõtteid on, mis on endiste sõltlaste või siis ka kinnipeetavate poolt loodud ja mis täna toimivad. See on tegelikult väga nagu hea tähelepanek, mis sa tegid, et nagu, et mis on nagu siis see edukas karjäär pärast seda vanglaperioodi, eks ole, et läheks korra sinna sisse, et nagu sa mainisid juba seda, et okei, et ma suudan nüüd katkematult teha tööd teatud ajani, eks ole, või nagu
põhimõtteliselt elu lõpuni näiteks on ju. Mis veel võiks olla nagu defineerida seda edukat karjääri eksvangil? No ma arvan, et võiks üldse vangiga sel teemal suhelda ja proovida temaga koos defineerida seda, et kuhu ta tahab jõuda peale vanglast vabanemist. Et näiteks need samad tugiisikud ja nendes majutuskeskustes seda tehakse ja ma usun, et ka juhtumi korraldajad neid vestlusi nagu peavad, et kui sa ikkagi räägid kinnipeetavaga vanglas ja küsid, mis sa nagu hakkad tegema ja sulle vastatakse, et ma lähen Soome või Rootsi ja mul on seal kontaktid ja ma hakkan kohe teenima 3000 pluss, eks ole, kätte, siis tasuks sinna sisse minna. Tuleb küsida, et kes on need kontaktid, et kuidas sa sinna minema hakkad, ma ei tea, kuni selleni välja, et kas sa lähed nüüd kohe järgmisel päeval, samal päeval, mis transpordivahendiga sa sinna plaanid minna, kas sa oled mõelnud eluaseme peale. Tegelikult näeme ju väga hästi, et väga fantaasiarikas on see nagu maailm, kus nad nagu kohati elavad seal vanglas. Ja see jutt on rohkem selline nagu unelm ja kui sa lähed sinna sisse, siis sa saad aru, et tegelikult plaani kui sellist seal taga nagu ei pruugi nagu olla. Ja siis sa jõuadki selle karjääri ja mingisuguse edukuse nagu võib-olla kohani, et mis on tegelikult sinu jaoks elus üldse realistlik lähima, ma ei tea, 6 aja jooksul saavutada, et prooviks nagu selle ära sõnastada. Ja siis nagu me niimoodi sammhaaval võime ju mõelda, et mismoodi sa oma elu näed, kuhu sa tahaksid jõuda, ma ei tea, lähima aasta jooksul, eks ole, aga seda pole mõtet nagu seada pikaajalist eesmärki, kui sul nagu pole läbi mõeldud isegi esimesi samme. Ja ma usun ja loodan, et seda ka vanglas niimoodi nagu tehakse, et sa nagu tõesti mõtled nagu selle läbi ja mida noorema inimesega on tegemist, seda lühiajalisem see eesmärk tegelikult peaks olema. Et sul ei ole mõtet rääkida 20-aastase näiteks noorukiga, mida sa tahad saavutada 6 kuu pärast. Sa võid seda rääkida 55-aastase näiteks mees või naissoost kinnipeetavaga, aga 20-aastasega sul on mõttekas rääkida heal juhul nädala eesmärkidest, mida prooviks nüüd siin järgmiseks reedeks ära teha. Siis järgmiseks reedeks ja nii edasi. Ja mis me, ma ei tea, nädalavahetusega peale hakkama, et sinu maailm kokku ei kukuks. Ma loen välja, et tegelikult selle nõustaja roll on nagu veel ka hästi suur seal vanglaperioodi jooksul ja siis, kui inimene hakkab siis vanglakaristusest vabanema. Kas ta tuleb siis mingi aeg nagu vanglasse tagasi või kuskile nõustaja juurde tagasi, et ta peab kogu aeg nagu tagasi käima, nagu pendeldama natuke, et kui ta vabaduse saab, et ta tegelikult on kohustatud tagasi ka tulema? Vanglasse ta ei ole kohustatud tagasi tulema, aga kui ta on vabastatud kriminaalhoolduse alla, siis kriminaalhooldaja juures peab ta küll teatud aja tagant käima siis. Ühesõnaga nõustajal on suur roll, ta käib seal, ütleme niimoodi, et nõustajatest rääkides, kuidas nemad ennast tunnevad, kas nad saavad täna näiteks riigilt nagu piisavalt abi selle jaoks, et ma ei tea, vangid saaksid edukalt tööturule naasta või mis saaks seal paremini teha näiteks? Mis sa nagu välja tooksid? Või mis on hästi näiteks praegu? Ma saan aru, et Stanislav räägib, et see on nagu, et tegelikult täna tehakse head tööd mõnes mõttes juba on ja, aga mis saaks veel paremini? Kui me räägime kriminaalhooldaja tööst, siis kriminaalhooldaja nagu ainult ei nõusta selle tööle saamise osas, vaid kogu siis võib-olla on tal teised programmid, kus ta peab käima, et nad vaatavad kogu siis selle kinnipeetava plaanile otsa. Et see käib kõik sinna juurde. Aga tööandja, ikka sama jutt on, et tööandjad peaksid olema julgemad ja mitte ära ehmatama, kui kinnipeetav kandideerib. Et meil on ka avavangla kinnipeetavad, kes kandideerivad läbi siis CV kuhugi. Neil ei ole telefoninumbrit, nad panevad sinna üksuse numbri ja kui siis tööandja helistab, siis nad tihtipeale ehmatavad ikkagi ära, aga tegelikult võiks küsida kas või sellelt samalt üksuselt kinnipeetava kohta iseloomustust. Ma just tahtsingi küsida seda, et kui tihti on selline asi, et näiteks, et vang paneb soovitajana kirja enda nõustaja näiteks ja siis tööandja saab nõustajaga nagu rääkida, et mis seisus see vang on ja et kas nagu tasuks kaaluda või mitte? Ma arvan, et nad pigem ei pane. Pigem ei pane, jah. Kuigi Ida-Virumaal on küll meil olnud, et on meile metallitööstusse helistatud ja küsitud kinnipeetava kohta siis soovituskirja ja seda me oleme ka andnud.
Ida-Virumaal on üks endise kinnipeetava metallitööstus, kes siis värbab väga julgelt siis endiseid kinnipeetavaid just keevitajaid, kuna ta teab juba, et mis kogemuse nad on saanud. Aga tema on ka välja toonud, et tihtipeale on see, et nad töötavad 6 kuud ära ja seejärel siis kas tuleb alkohol või narkootikumid mängu. Ehk siis nad nagu naasevad natuke selle vana elustiili juurde lihtsalt, eks. Mida tööandja ise saaks ära teha, et välistada seda? Sellist, kas teil on mingid koostööprojekte ka nagu nii-öelda siis ettevõtjatega, kes pakuvad näiteks eksvangidele tööd ja siis kuidagi mingi riiklike organisatsioonidega, et aidata siis, ma ei tea, mingid nõustajaid, ettevõtted saavad nagu majja sisse tellida või on midagi sellist ka, mingid programme? Täna ei ole sellist asja, aga see oleks iseenesest hea mõte. Kriminaalhooldus üritab nüüd, ütleme siis läbi selle, et kui sul on muidugi jällegi see kriminaalhooldusalune ja nagu siis tõsta nende tööandjate teadlikkust ka selles osas, et kuidas toetada kriminaalhooldusalust selle ajal, kui ta siis töötab sinu juures, et on ta siis üldkasuliku töö raames või tegelikult mingisuguse muu töölepingu alusel siis näiteks. Ja ma arvan, et seal see koht, mida nüüd kriminaalhoolduses püütakse ka nagu arendada, on küll nagu selline nagu hea võtmetähtsusega nagu koht, et kus siis tegelikult võiks ju sellest nagu selline win-win olukord tekkida, et nii-öelda vabanenu kriminaalhooldusalune saab siis tegelikult nagu paremat ja tugevamat tuge või vastu oma tööandja siis kaudu, eks ole, ja tegelikult ka tööandja saab paremini aru, mida tema saab teha paremini. Nii et selline arendustegevus praegu on käsil. Aga mis, see asi nagu areneb, eks ole, ilmselgelt kõik asjad arenevad ajas edasi. Mis nagu, ma ei tea, 1, 2, 3 punkti, mis võiksid olla tööandja poolt nagu, et mida ta siis võiks pakkuda näiteks eksvangile? Kas ta võiks mingisugust nõustamisteenust pakkuda? Ma ei tea, vaimse tervise arste mingisuguseid või mis seal veel võiks olla nagu? No tegelikult kui nüüd olles nagu rääkinud nende tööandjatega, siis varasemalt selle sama kampaania raames mitmed tööandjad ütlevad seda, et see on natuke ka selline nagu kahepoolne ühesõnaga, et ka need endised siis kinnipeetud, kes tulevad tööle, ka nemad natuke nagu muutuvad, ütleme niimoodi ajas, eks ole, et see sama Elgo toodud asi, et ala mingi pool aastat läheb mööda ja tegelikult sa saad aru, et inimesel on nagu mingisugune tagasilangus. No nüüd on küsimus, et kas tööandja peaks nüüd kuidagi selle tagasilangusega tegelema. Et nüüd oma nagu seda töötajat kuidagi nagu toetada, teades võib-olla veel seda taustalugu on ja siis on neid tööandjaid, kes meile ütlesid tol ajal, kui me seda kampaaniat tegime, et nende peamine eesmärk ei ole ju neid sotsiaalseid probleeme lahendada oma töötajate nagu vaates. Et muidugi on, ma ei tea, suuremaid mingisuguseid tööandjaid, kes, ma ei tea, pakuvad oma töötajatele mingisuguseid psühholoogilise nõustamise tuge ja maksavad selle kõik kinni. Aga ilmselt on neid nagu pigem vähe. Et enamik tööandjaid on huvitatud sellest, et mul on töötajad, kes teevad 8, ma ei tea, 5 või siis 12 tunnistes vahetustes teevad töö ära ja ma ei tegele tema mingisuguste suhetega, sõltuvus võib-olla mingite muredega ja nii edasi. Nüüd mis see peaks olema see präänik, et nüüd neid tööandjaid motiveerida, et stiilis, et aga tegelege palun, eks ole, et sest tööandja jaoks on see enamasti ju kulu ka kohe. Et kui nüüd mõelda sellele 1, 2, 3 tegevusele, siis ega siin ma arvan, et nagu mingit head sellist lahendust ei ole, et on, ma arvan, terve hulk ikkagi tööandjaid, kes on oma kulude vaates väga nagu sellised optimeerivad ja nagu sellist lisa mingisugust tegevust nüüd kellegi nagu mingisuguse sotsiaalse mure nagu lahendamiseks ilmselt nagu lihtsalt ei ole kuskilt seda võtta, seda ressurssi. No okei, fakt on see, et mingit riiklikult tuge siis need tööandjad ilmselt vajaksid, on ju, et see, et nagu riigil võiks olla mingisugune huvi, on ju, et kui sa oma nii-öelda eksvangid või siis pikaajaliselt töötud nagu tööle aitad, et siis nagu kuidagi nagu tasakaalustad, et siis ettevõte ju maksab rohkem makse ja nii edasi. No see on täitsa mingi majanduspoliitika teema juba, aga ühesõnaga ma saan aru, et ega seal väga palju ei ole tööandjatel motivatsiooni nagu sellega tegeleda, kui just ei ole nagu nii hea spetsialist, on ju, et ta nagu ei taha temast lahti lasta, et ma ei tea, nii hea keevitaja lihtsalt, et Eestis sellist nagu paremat keevitajat ei ole, aga ta lihtsalt on selline minevik ja teda on vaja natuke aidata, on ju.
Ma võib-olla ütlen siia soodustuste poole pealt, et kui avavanglast kinnipeetav tööle võtta, siis on küll soodustus, et tema pealt ei pea maksma sotsiaalmaksu. Et nii palju on siis tööandjatele soodustust. Mis on tegelikult ju täitsa arvestatav soodustus, on ju. Et kui töötingimused võimaldavad ja suure tõenäosusega need avavanglas töötavad vangid tahavad ju raha teenida, nagu te mainisite ka, et neil on motivatsioon ikkagi raha teenida, siis nad ikkagi teevad seda nagu võib-olla hingega, on ju. Et eks ka neid inimesi, kes vabaduses on, kes ei viitsi tööd teha ja tulevad tööle ja ainult looderdavad, on ju. Et see ei saa võib-olla nii mustvalgelt öelda, et nüüd sa oled vang ja nüüd sa mingi looderdad, on ju. Et nii ei saa kindlasti öelda. Okei. Mõtleme niipidi, et võib-olla mida vangidele endale nagu öelda või et kuidas neid suunata natuke selles suunas, et me mainisime, et maksimaalselt võiks vanglakaristuse ajal juba mingisugust tööd, haridust hakata omandama, võiks nõustamisteenusest maksimaalselt välja nagu midagi pigistada, aga mis veel nagu, et Stanislav, sa mainid, et 6 kuu jooksul nagu kipuvad või võivad juhtuda, et langevad tagasi enda sellesse vanasse rütmi, eks ole, et mis see järgmine nädalavahetus pärast nagu vangistust võiks siis olla või et järgmine kuu, et ma ei tea, kui vangla nagu vaatest, et mida te soovitate tavaliselt vangidel teha? Sest ma saan aru, et number 1 asi ei ole kohe töö otsimine, on ju, või alati. Võib-olla, aga mitte alati. Kuigi samas nad peavad ju kuidagi teenima, et ära elada, eks. Neil ei ole ju mingisuguseid toetuseid või... Kui nad vabanevad, siis vabanemisfond on, mida nad samuti oma palgast siis, mis nad vanglas teenivad, iga kuu sellest 20% läheb vabanemisfondi. Aga see ei ole nii suur, et selle eest saaks pool aastat näiteks elada. Aga kui ma ei tee tööd näiteks vanglakaristuse ajal, et kuidas ma siis ei ole ka seda vabanemisfondi. Ehk siis sa naased põhimõtteliselt 0 euroga? Jah, bussipileti raha elu kohta saab sellisel juhul. Nii tegelikult ikkagi need vangid või vanglakaristust praegu hetkel nagu omavad inimesed peaksid väga-väga nagu pingsalt mõtlema selle peale, mis ma siis teen, kui ma nüüd vabanen, eks. Nii et ikkagi see järk-järguline vabanemine, et kui ta liigub kinnisest vanglast avavanglasse, siis avavanglas ikkagi kohe hakkab töö otsimine. Kas seal saab keelduda ka töö tegemisest avavanglas? Naljalt ei saa. See on üks asi juba, miks sa siin avavanglasse lähed, on see, et sa pead tööle minema. Et kui sa tööle ei lähe ja veel enam, kui sa keeldud, siis suure tõenäosusega sa lihtsalt ei täida oma täitmiskava ja sa pead tagasi kinnisesse minema ja sinu koha võtab üle see, kes on motiveeritud tööle minema. Et see on see loogika seal taga. Nii et tööhõive määr on, ütleme, peaaegu 100% siis avavanglas, kui ei ole mingisugused erisusi, näiteks mingid puuetega või mis iganes tingimustel, eks? No see eesmärk on küll jah, hoida seda ikkagi maksimaalsel. Okay. Kuidas vangid üksteist toetavad? Näiteks avavanglas motiveerivad tööle minema, aitavad töökeskkonnas. Kas nad on üksteise suhtes nagu abivalmis või pigem nagu igaüks enda eest? Mis teie kogemus näitab vanglas? Ilgo? Mul kahjuks puudub selline kogemus, et ma avavanglas ise koha peal ei ole, aga ma ei tea, ma tahaks uskuda, et nad ikkagi on üksteise suhtes. Eks seal oleneb inimesest. Tegelikult, et ma usun, et on neid, kes on üksteise suhtes toetavad ja on ka need, kes oma vahel siis võib-olla üldse ei suhtle. Aga mingi tiimikoolitusi või selliseid nagu tiimvaibi nagu edasi arendavaid tegevusi, kuidas kas vangla suudab ja on ressurssi, et selliseid asju ka pakkuda? Või see tuleb kuidagi orgaaniliselt? Pigem vähem. See on lihtsalt põhimõtteliselt ressursi puuduse tõttu, eks ole, et sellega ei ole, aga tegelikult seal nii palju erinevaid teisi prioriteete, millele mõelda. Okei, aga räägime natuke vanglatööst ka äkki, et milline on üks vanglaametniku töö, et nagu selles suhtes, et ma saan aru, vanglaametniku tööst või? No näiteks jah, et kui palju nagu vanglaametniku, ma mõtlen selles suhtes nende roll selle, et nõustajad kindlasti nõustavad, eks ole, neid vange, aga kas vanglaametnikud ka, kas nad võivad ka kuidagi nõustada või aidata nagu mingi kaasa kuidagi töö leidmisele? Juhtumi korraldaja ongi vanglaametnik ehk kontaktisik, kes siis on kõige olulisem inimene kinnipeetava jaoks vangistuse ajal. Okei. Mis see töö iseloom seal on? Kas nad nagu igapäevaselt siis suhtlevad või mingid kokkulepitud ajad, millal nad suhtlevad?
Neil on pigem vist neil on kokku lepitud ajad, millel nad suhtlevad, kinnipeetav saab alati tema poole pöörduda oma probleemidega. Juhtumikorraldaja planeeribki siis kinnipeetava karistusaega, lähedastega seotud küsimused, et kõik see käib läbi juhtumikorraldaja. Okei, Stanislav, tahad sa midagi lisada? Jah, et tema koostab karistuse täideviimise kava sisuliselt, nagu Elgo ütles, ja ikkagi selle kontaktisiku kaudu kõik kinnipeetava siis vanglas viibimist puudutavad küsimused ikkagi käivad tema laua pealt läbi. Et nüüd, kui sellist nagu terminit nagu nõustaja vanglas tegelikult ei ole, nad on kõik omal moel nagu nõustamise funktsiooniga seal, et on see siis kontaktisik, sotsiaaltöötaja, on olemas psühholoog, ma ei tea, hariduskorraldaja, et sõltuvalt nüüd sellest küsimuse kontekstist on võimalik nagu kinnipeetaval kõigiga tegelikult olla kontaktis. Et kui sa õpid koolis, siis on sul ka hariduskorraldajaga kontakt olemas. Kui sa osaled mingis huvitegevuses, siis tõenäoliselt seal huvijuht või seesama hariduskorraldaja puutub sinuga mingil moel nagu kokku. Kontaktisik on võtmetähtsusega, sellepärast et esiteks ta paneb selle kava koos kinnipeetavaga paika ja kõik, mis puudutabki neid sammu suhteid lähedastega või siis osalemist mingites sotsiaalprogrammidest, et see kõik peab olema planeeritud. Ja võt, kui selle plaani eest vastutab kontaktisik, siis järelikult sa pead temaga nagu omama häid nagu suhteid. Ja see algabki päevast number 1, kui sa tuled vanglasse kohale, siis esimesel või teisel päeval sa tutvud oma kontaktisikuga. Ja sealt peaks hakkama siis selline koostöine ja vastastikune selline usalduslik suhe siis, mis kestab täpselt nii kaua, kui kinnipeetav vanglas viibib ja nii kui ta vabaneb või läheb avavanglasse, siis selle konkreetse kontaktisikuga siis see kontakt lõpeb, võtab üle näiteks avavangla kontaktisik. Või kui sa lähed välja, võtab üle kas kriminaalhooldaja, kui sa lähed kriminaalhoolduse alla, või kui sa vabaned karistuse lõpuga, siis tegelikult ei seo sind enam ei vangla ega nagu riigi vaates nagu justkui mitte miski ega mitte keegi. Mul on ikkagi tunne, et see nagu kõik need vanglaametnikud, need nõustajad, kõik need inimesed, kes nagu selle vangiga kokku puutuvad, neil on nagu väga-väga suur roll selles, kas see vang naaseb tööturule, kas ta naaseb normaalse elu juurde või ta tegelikult jätkab nagu vanaviisi. Nii et tegelikult nagu see, et tööandjad mõnes mõttes nagu tõrjuvad eksvange nagu omakorda nagu aitab kaasa sellele või tõukab seda tagant, et see asi nagu korduks uuesti ja tegelikult nad ei saagi kunagi sellest rattast välja. Kui nüüd tööandja ikkagi nagu on motiveeritud, siis kus ta leiab infot, kas vangla lehelt kuskil, et et kuidas tegeleda siis nagu selle aitamisega, et seda olukorda lahendada, et vanglateenistuse kodulehel, seal on olemas ka kohe näiteks eraldi plokk vanglateenistuse ettevõtluskeskus. Seal on olemas minu kontaktid, et võib julgelt minule kirjutada ja ma siis suunan nii-öelda õige osakonna poole. Aga alustada siis ikkagi nagu vangla kontaktidest ja sealt edasi saab siis nagu mööda seda nagu jada minna. Okei. Räägime korraks ühest teemast veel, mis on nagu uudistest ja meediast läbi käinud, on välismaa vangid, mida siis nagu Eesti riik plaanib nagu Eestisse tuua, eks ole. See nagu minu tutvusringkonnas ka nagu on läbi käinud, et see on nagu päris hirmutav, et mis nendest saab, et kas nad nagu tulevad ka Eesti tööturule või nad nagu ikkagi naasevad enda koduriiki hiljem tulevikus. Et kas see nagu plaan või see nagu struktuur, kuidas see nagu olema saab tööturu võtmes või perspektiivis? Kui välisvangid tulevad, siis mitte keegi ei vabane Eesti riiki. Et kõik vabanevad ikkagi siis oma sihtkoha riigis, et kes iganes riik on, kes siis meilt teenust ostab, et kinnipeetavad vabanevad sinna riiki. Aga avavangla töövõimalused? Avavanglasse ei tule kinnipeetavaid. Et küll nad peavad ka siin tööd tegema selles mõttes, aga see töö on kõik vanglas sees, mida siis välisvangid tegema peaksid hakkama. No see oli sinna lihtsalt kõrval küsimus, sest et ma vaatan, et halastamatud inimesed ikkagi kuskil uudiste kommentaariumis, see murekoht on üleval, et mis nüüd saab, ega mingisugused kuuri ja lood ei anna, ei tee nagu väga head ka sellistele nagu teemadele, eks. Okei. Meie episoodi aeg hakkab vaikselt otsa saama, aga ma tahaksin võib-olla lõpetuseks mõlema käest nagu lihtsalt saada sellist
kokkuvõtet, et mida peaksid ühiskond tervikuna ja siis tööandjad tegema ikkagi, et nagu vangidel oleks turvalisem ja nad oleksid hoitud nagu, et tööturule naasta, sest et tegelikult ma loen ikkagi välja, et väga paljud on motiveeritud, see on ühiskonna ja tööandjate nagu nende roll on suur siin, et nagu need inimesi tagasi tööturule aidata. Mis te nagu, kuidas te kokku võtaksite selle episoodi? Alustame Elgo sinust. Ma arvan, et ühiskond võib-olla peaks mõtlema sellele, et see vang või kinnipeetav, et ta vabaneb nagunii. Ükskord ta vabaneb nagunii ja meil on oluliselt lihtsam ja turvalisem ka endal, kui me anname neile selle võimaluse. Et kui nad naasevad tööturule, on väiksem tõenäosus, et nad panevad toime uue kuriteo kui see, et me ei anna neile võimalust ja neil ei ole seda tööd ja võib-olla hiljem see sunnibki neid uuesti näiteks vargile minema. Et lihtsalt see võib-olla tuleks oma peas läbi mõelda. Et mis see eesmärk on või mis see lõpptulemus võiks olla. Ja selle sa võid tegelikult saada täitsa nagu väga häid töökäsi ja ka soodsamatel tingimustel tihti peale, eks ole. Et see võib ettevõtte arengule kaasa aidata. Ja Stanislav, mis sina tahaksid öelda lõpetuseks? No ma arvan, et ühiskond ei peaks, või kuidagi see küsimus, et mida soovitada ühiskonnale just kinnipeetavate tööturule naasmise nagu kontekstis, et ma pigem laiendaks seda, et lihtsalt kinnipeetava naasmiseks ühiskonda. Ja ega mul siin Elgo sellisele öeldule nagu suurt lisada ei ole, et see, et nad vabanevad, et see on fakt. Statistika kinnitab seda, et etapiline vabanemine on ühiskonnale turvalisem nii-öelda korduv kuritegevuse vaates, et kui me vaatame, mis meie korduv kuritegevuse protsendid on, need, kes vabanevad karistuse lõpuni või karistuse lõpuga versus siis need, kes vabanevad läbi kriminaalhoolduse ja veel parem, kui nad vabanevad siis avavangla kaudu, siis kriminaalhooldusele ja siis nii-öelda vabanevad ka sellest käitumiskontrollist. See on ühiskonnale kõige turvalisem. Et kui siin teinekord on neid näiteid ka meedias, et keegi, kes on, ma ei tea, pikalt kinni istunud ja siis on ootus selline ühiskondlik, et me ei toeta tema vabanemist tingimiseni tähtaega või et me ei taha, et ta naaseks võt nüüd siia X, ma ei tea, valda või kuhugi kohta. Et kui me seda ei toeta, siis me toetame järelikult automaatselt tema karistuse lõpuni kandmist. Ja kui me toetame seda, siis järelikult ühel päeval ta tuleb ilma igasuguse kontrollita. Statistiliselt on see kehvem variant kui vastupidi. Et tulgu siis juba pigem käitumiskontrolliga. See loob talle ka paremad tingimused järk-järgult niimoodi siis nagu naasta ja sealhulgas siis tööturule jõuda. Et mina natuke nagu laiendan, aga tööturg on kindlasti sellest osa. Aitäh Helgo, aitäh Stanislav, tegelete kindlasti nagu olulise asjaga meie ühiskonnas. See nagu valdkond on raske valdkond, aga ma arvan, et see on oluline valdkond, nagu Stanislav välja tõi, et see järk-järguline nagu vabanemine on ikkagi oluline ja mina võib-olla omalt poolt lihtsalt ütleksin seda tööandjatele, et võib-olla vaadata sellest kaugemale, sellest vanglakaristusest, et vaadatagi sinna, et mis selle inimese kogemus seal vangis oli, et mis tema teekond vangis oli, et vangis olemise periood võibki olla siis üks selline eluetapp selle inimese eludel lihtsalt on ju, et ta võis seal uuel eludel teatud piiratud tingimustes küll omandada uusi teadmisi, oskuseid ja tegelikult olla täitsa väärikas töötaja ja võrdväärne täiesti tavalise inimesega. Halb öelda, aga selles kõik saavad aru, mida ma mõtlen. Aitäh teile, aitäh ka kõikidele kuulajatele ja palun jagage seda vähemalt ühe inimesega, kellel sellest episoodist võiks kasu olla ja juba järgmise korrani. Kui tööle, siis rõõmuga.